Minu nimi on Jana Vaus-Madureira-Silva ja ma olen Tööinspektsiooni ennetusosakonna nõustamisjurist. Ja tänase info hommiku eesmärk on siis selgitada, et kuidas käib töövaidluskomisjoni avalduse täitmine ja anda ülevaatlikku infot kogu protsessist. Et see on pigem suunatud töötajatele siinkohal ja see on ajendatud sellest, et kui me vaatame natuke statistikat, siis 2019. aastal esitati 2942 avaldust, millest 2629 avaldust tuli töötajatelt ja ülejäänud tööandjatelt ehk siis kuskil 313. Ja hinnanguliselt võib öelda, et kõikidest avaldustest, mis tuleb, saab kuskil 75–90% puuduste kõrvaldamise määruse, mis on üsna kõrge protsent. Ja puuduste kõrvaldamise määrus tähendab seda, et avalduses on kas midagi puudu, vaja lisada juurde tõendeid, midagi täpsustada ja see info hommik ongi siis selle eesmärgiga praegu tehtud. Ja kuna meid ka filmitakse täna, siis kui teil on küsimusi, ma palun need jätta esitluse lõppu. Nii, ja enne kui me nüüd lähme päris esitlusega edasi, ma olen kaasa võtnud siis töövaidluskomisjoni avalduse näidised, küll mitte igaühel individuaalselt, aga Ene saab teile jagada, et te saate need ringi lasta käia ja tutvuda, et kes veel ei ole näinud ja kui on huvi. Et räägime siis üldiselt, töövaidluskomisjon on kohtuväline töövaidlusorgan ja töövaidluskomisjoni pöördumine ei ole kohustuslik, et see ei ole eelduseks, et kõigepealt töövaidluskomisjon, siis kohus ja nii edasi. Et siin on avaldajal on valik, et kas ta esitab avalduse töövaidluskomisjoni või ta esitab juba hagi kohtusse. Ja töövaidluskomisjon koosneb siis 3 liikmest, kelleks on töövaidluskomisjoni juhataja, töötajate esindaja ja ka tööandjate esindaja. Ning töövaidluskomisjoni saab pöörduda tasuta ja töövaidlused lahendatakse eesti keeles. Et siinkohal on olnud ka erandeid, kus on olukord, et komisjon valdab vene keelt, mõlemad pooled valdavad vene keelt, on ka läbi viidud istungeid vene keeles. Aga see tähendab, et mõlemad pooled peavad sellega nõustuma ja nii kui üks pooldest ütleb, et ei, ma soovin, et istung toimuks eesti keeles, siis eesti keeles see ka toimub. Ja lisaks koosseisu osas, et kaasistujad siis töötajate ja tööandjate esindajad, et nendele makstakse ka tasu selle eest. Ja väike ülevaade, et töövaidluseid lahendatakse 4 linnas ja igal mis omakorda siis jagunevad teeninduspiirkondadesse ning samuti tehakse väliistungeid korraldatakse. Kokku siis on 8 töövaidluskomisjoni, mis asuvad Jõhvis, Pärnus, Tallinnas ja Tartus. Natukene nüüd rääkisime ka esindajast, et esindaja ei ole kohustuslik, see on avaldaja enda valik, kas ta soovib võtta esindaja või mitte. Ja see esindaja ei pea olema ainult kas advokaat või jurist, see võib olla täitsa tuttav, kolleeg, ettevõttest keegi, et see on nii-öelda avaldaja enda valik. Aga kui nüüd otsustatakse, et istungile tuleb vaid esindaja, ehk siis ei tule avaldajat ennast, siis tuleb avaldusele lisada ka allkirjastatud volikiri. Aga kui on olukord, kus tuleb nii avaldaja kui ka esindaja, siis on võimalik istungil anda ka suuline volitus. Ja avalduse täitmiseks on siis 3 võimalust sisuliselt, et esimene kas läbi Tööinspektsiooni kliendiportaali seda teha, mis on siis Tööinspektsiooni keskkond, kus saavad tööandjad ja töötajad omavahel suhelda, koostada ja edastada teateid ja raporteid. Siis ta saab logida ID-kaardis, Smart-ID, mobiil-ID, pangalingiga, et kõik võimalused on esindatud. Ja avalduse täitmine siis toimub online'is. Lisaks on võimalik minna Tööinspektsiooni kodulehele, sealt töövaidluste rubriigist
tõmmata alla Wordi dokumendina avalduse vorm, selle välja printida ja käsitsi täita, allkirjastada, saata postiga otse töövaidluskomisjoni või siis saata läbi emaili teel ning allkirjastada digitaalselt. Ja avaldus saab esitada, et kui te nüüd olete jõudnud võib-olla avaldust vaadata, siis seal tuleb valida siis piirkond, kuhu te soovite avaldust esitada. Ja avaldus saab esitada kas töötaja elukohta, töötaja töötamise kohta, on võimalik ka sõlmida kokkulepe, et poolte kokkulepe lahendatakse seda mõnes muus töövaidluskomisjonis, aga siis jällegi tuleb avaldusele lisada kokkulepe, mis seda tõendab. Ja erandina saab siis töötaja valida ka tööandja asukohta. Ja kui me räägime siin juriidilisest aadressist, ehk siis mis on äriregistris registreeritud, et selle aadressi järgi. Ja kui nüüd peaks juhtuma, et esitatakse valesti valele töövaidluskomisjonile, siis töövaidluskomisjon kontrollib asja alluvust, vajadusel suunab teisele komisjonile ja teavitab avaldajat sellest. Nii, siis tuleb valida menetlusliigi. Et tavamenetlus tähendab seda, et toimub istung ja poolte ees on siis 3-liikmeline komisjon, nagu ma ütlesin, töövaidluskomisjoni juhataja ja kaasistujad. Et need on need nii-öelda klassikalised tuvastusnõuded, et palun tuvastada töösuhe, palun tuvastada töösuhte lõppemise alus. Ja lisaks kirjaliku menetluse puhul, kirjalik menetlus on siis, kui on peamiselt rahalised nõuded ja sellel on siis piir kuni 6400 €. Kui nüüd see summa peaks seda ületama, tuleb teha tavamenetlus, aga ülemist piirmäära ei ole, et millega saab pöörduda töövaidluskomisjoni. Ja samamoodi on see, et pooled peavad nõustuma kirjaliku menetlusega. Et kui üks pool siiski taotleb, et toimuks istung, tavamenetlus, siis vaadatakse asja läbi nii-öelda istungil. Ning tavamenetlust ei ole vaja ka siis, et isegi kui on tuvastamisnõue, aga oletame, et tööandja tunnustab seda nõuet, ta on nõus sellega, siis ei ole vaja ka korraldada istungid, siis on võimalik see asi lahendada kirjalikult. Ja kirjalik menetlus veel tähendab seda, et siin töövaidluskomisjoni juhataja võtab üksinda selle otsuse vastu. Ja kolmas variant on lepitusmenetlus. Et see on vabatahtlik, kui nüüd tavamenetluse ja kirjaliku menetluse puhul on see kohustuslik, üks pool teeb avalduse ja teisel poolel ei jää muud üle, kui ta peab nii-öelda kohale ilmuma. Aga lepitusmenetluse puhul on jah see, et see on vabatahtlik, ehk siis tuleb saavutada kokkulepe ja jällegi see kokkulepe tuleb lisada avaldusele juurde. Ja see on kiirem menetlus, et lausa 10 tööpäeva ning eesmärgiks on siis töövaidluskomisjoni juhataja abil jõuda konsensuseni, et saavutada kompromiss. Ja see on võib-olla selles mõttes veidi teistsugune menetlus, et lisaks siis nagu juriidilistele probleemidele on võimalik käsitleda ka muid probleeme, et näiteks oletame, et üks pool on teist solvanud, on võimalik ka taotleda, et see pool näiteks vabandaks selle ees, et vaadatakse, et saavutada ka sellist emotsionaalset rahulolu, kui nii võib öelda. Ja töövaidluskomisjoni juhataja võib koostada lepituskokkuleppe projekti. Just. Ja see ongi praegu kõik lepitusmenetlusest. Ja siis üldised nõuded, mis on, et tuleb täita avalduse vorm, see tuleb kindlasti allkirjastada ja avaldus tuleb täita eesti keeles. Et nüüd, kui avaldus on võõrkeeles, siis tuleb jällegi puuduste kõrvaldamise määrus, viide keeleseadusele ja antakse võimalus avaldus esitada ikkagi eesti keeles. Ja rahaliste nõuete puhul on väga oluline, et need summad esitataks brutosummas, ehk siis maksudega, et juurde oleks ka lisatud arvutuskäik, et kuidas jõuti selle summani just, mida nõutakse.
ning nõude aluseks olevad asjaolud. Et isegi kui on lihtsalt nõue, tundub, et kõik on selge, siis tuleb see lahti seletada asjaolude punktis, nii-öelda asjaolude osas. Ja asjaolude kirjelduseks tuleks ka mainida, et millise tõendiga tõendatakse millist väidet või millist nõuet. Et meil on siin esitluse lõpus on olemas ka näide ja siis me saame täpsemalt vaadata. Ja lisaks on seal juures siis ka tõendite nimekiri ja kindlasti tuleb need tõendid siis ka esitada. Ja siin ma olen toonud näiteks võimalikud nõuded, mis on, see ei ole lõplik nimekiri, et neid on veel, aga lihtsalt, et mis võiks olla, saamata ainult töötasu, valveajatasu nõue, saamata ainult töötasu siis hõlmab nii-öelda erinevaid tasuliike ja kokkulepitud hüve, muu hüve nõudmine, töölähetuse kulude hüvitamise nõue, lisaks kui on tööülesannete täitmisel tekkinud kulud, haigushüvitis, puhkusehüvitis, viivis, töölepingu ülesütlemisega seotud hüvitised, tuvastamisnõuded, kahju hüvitamisnõuded. Nii ja tööandja nõuded. Et samamoodi kahju hüvitamise nõue, leppetrahvi nõue, töötaja lahkumisega seotud, töötaja järgi näiteks etteteatamistähtaega, töötasu tagastamise nõue, on nii-öelda enam makstud töötasu või näiteks koolituskulude hüvitamise nõue. Ja nüüd olen toonud siia näite, et selle näite põhimõte on see, et meil on põhinõue ja meil on kaasnõue. Et kaasnõuet üksi ei saa esitada, kindlasti peab olema põhinõue. Ja nüüd, kui me räägime töösuhte tuvastamisest, siis avaldaja jaoks võib olla see päris loogiline, et jah, ma teen töösuhte tuvastamine, see ju tähendab, et töötamise registris peaks see muudatus ka kajastuma. Aga tegelikult töövaidluskomisjon ei saa nii-öelda iseseisvalt tegutseda, et selle jaoks on vaja esitada konkreetne nõue siiski, et on vaja nõuda töötamise registri kande sisestamist, kui see kanne on seal juba olemas, selle muutmist ja samamoodi näiteks töösuhte lõppemise aluse tuvastamisel, ka jällegi registri kande sisestamist või muutmist, kui seal peaks olema vale kanne. Et rääkides siis jah nõuetest, et näiteks me saame tuua näite, et kui üks pooltest, ütleme, et töötaja ütleb töölepingu üles, tööandja nõuab ülesütlemise tühisuse tuvastamist, oletame, et töötaja nõuab veel 3 kuu hüvitist ka õigust tühise ülesütlemise eest, siis kui töövaidluskomisjon tuvastab tühisuse, siis leitakse, et tegelikult töösuhe ei ole lõppenud ülesütlemisega, ehk ta on kehtiv. Ja kui üks pooltest tegelikult ei soovi, et see töösuhe jätkuks, siis ta tuleb ka seda taotleda, et ta taotleb töösuhte lõpetamist töövaidluskomisjoni poolt. Nii, ja siis räägime vastunõuetest. Näiteks avaldaja on pöördunud töövaidluskomisjoni, töövaidluskomisjon teavitab vastaspoolt, et tema vastu on esitatud nõue, saada tõendid ülevaatamiseks ja annab tähtaja vastunõude tegemiseks. Et see tähtajaks ei ole konkreetselt fikseeritud, mitu päeva see on, aga see on olnud 10 päeva, on 14 päeva olnud, et see oleneb täiesti olukorrast ja konkreetsest nõudest. Ja ühiselt on võimalik vastunõued läbi vaadata siis, kui ta on seotud selle põhinõudega. Ehk siis näiteks, kui tegemist on põhinõude tasaarvestamisega, et oletame, et töötaja sai maikuus vähem töötasu 100 euro võrra ja pöördus töövaidluskomisjoni saamata jäänud töötasu nõudega. Ja sellisel juhul tööandja teeb vastu nõude ja nõuab enam makstud töötasu põhjusel, et tegelikult ta oli eelmisel kuul maksnud talle rohkem kogemata 100 eurot. Et see oleks nagu siis, kui on tasaarvestamine. Ja vastunõude rahuldamine, kui see välistab täielikult või osaliselt põhinõude rahuldamise. Et siin saab jällegi tuua, et töötaja nõuab ülesütlemise tühisuse tuvastamine, töötaja nõuab 3 kuu keskmist
töötasu seoses siis tööandja poolse rikkumisega ja et tööandja esitab vastunõude ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks. Või siis, kui on mingi muu seos nende kahe nõude vahel. Ja siin olen toonud näite, et mis siis on milliste nõuetega pöördutakse kõige tihedamini töövaidluskomisjoni ja jätkuvalt töötajate seas on number 1 saamata jäänud töötasu, et see on kõige populaarsem nõue. Aga ka puhkusetasu, hüvitise nõuded ja ülesütlemisega seotud nõuded. Samamoodi tööandjate poolt, et nad soovivad ülesütlemist vaidlustada, nõuda kahju hüvitamist ja siis töötaja lahkumisega seotud hüvitist. Näiteks, nagu tõin näite, et kui töötaja järgi ette teatamistähtaega ja lahkub varem töölt. Ja nüüd väga oluline osa on tähtajad. Et iga nõude jaoks on ette nähtud oma tähtaeg. Et kui me räägime nõuded, mis tulenevad töösuhetest, tulenevad õiguste kaitseks, siis selle jaoks on meil 4 kuud. Siia läheb puhkusehüvitis, koondamishüvitis, lähetuse päevaraha, valveajatasu, tööülesannetega seotud kulude hüvitamine ja siis saamata jäänud töötasu, mis on lausa 3 aastat. Siia läheb siis ületunnitöö, tasu riigipühal, öösel töötamise eest ja nii edasi. Ning töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks on 30 kalendripäeva ja siin on väga oluline meeles pidada seda, et see 30 kalendripäeva ta ei hakka jooksma siis, kui meil töösuhe lõpeb, vaid ülesütlemise avalduse kätte saamisele järgnevast päevast hakkame seda lugema. Ehk siis tuleb ülesütlemise avaldus, sellest hetkest meil on 30 kalendripäeva otsustada, kas me soovime ülesütlemist vaidlustada või mitte. Ning kahju hüvitamise nõue on 12 kuud. Ehk siis arvates hetkest, kui tööandja sai kahju tekkimisest teada. Ja jõudsime tõendite juurde. Et tõendiks võib olla tõesti dokumentaalsed tõendid, töölepingud, pangakonto väljavõtted, töögraafikud, kirjavahetused, ehk siis e-maili teel saadetud kirjad, võib olla ka sotsiaalvõrgustikes saadetud sõnumid, pildid, helifailid, ka videopilt võib siin kõne alla tulla, võib olla konkreetne töövahend, mis sai rikutud, pilt ebakvaliteetsest tööst jällegi ja tunnistaja ütlus ning ka töökeskkonna vaatlus. Et töökeskkonna vaatlus võiks tulla kõne alla siis, ma eeldan, et kui on vaja hinnata kahju hüvitamise määra, et hinnata seda keskkonda, millised on need töötingimused näiteks. Ja tõendid peavad olema esitatud jällegi eesti keeles. Et siin on selles mõttes ka tehtud veidi erandeid, et kui seal on väike osa tõendist on vene keeles või inglise keeles, siis on see läbi läinud, kui töövaidluskomisjoni juhataja või kaasistujad ehk töötajate ja tööandjate esindajad saavad sellest aru, et nad saavad sellega tutvuda. Kui see on mingi muu keel, või kui see on väga pikk tekst, siis tuleks see siiski tõlkida eesti keelde. Ja siinkohal on see, et tõlge ei pea olema vandetõlgi poolt tehtud, see võib olla ka enda tõlge, see võib olla ka oma tuttava tõlge, et sellist konkreetset nõudlust ei ole. Ja nüüd natukene räägiks ka pildi kasutamisest tõendina, et pilt on tõend, aga tihtipeale on sellega nii, et on vaja vaadata, kas isik on tuvastada sellel pildil, kas on olemas kuupäev, mis seal pildil tegelikult nähtub. Et jah, et kui töötaja näiteks toome näite, et kuskil ööklubis, baaris läheb sinna leti taha, ta on oma erariietes, siis siin võib veel tekkida vaidlus selle osas, et
võib-olla juhtus, keegi jooksis leti taha, tegid pildi ära ja nüüd ta väidab, et ta töötab seal. Kui seal on juba ikkagi konkreetne töövorm, ta on ikkagi tööruumides, see on tuvastatav, aeg on tuvastatav, et siis sellel on ikkagi rohkem kaalu ja üldjuhul piltidega on ka oleks ka hea, kui oleks mingisugune tõend juures, näiteks töötamise registrikanne, midagi, mis veel tõendab, mingisugune kirjavahetus, mis annaks sellele rohkem kaalu. Ja helifailiga on samamoodi, et helifailil, kui me lindistame heli, me tegelikult peaksime teavitama teist poolt sellest, et kas ta annab oma nõusoleku, et me lindistame antud vestlust. Tihtipeale seda ei tehta. Ja hiljem kasutatakse seda helifaili ning siis on töövaidluskomisjoni juhataja otsustada, kas see on vajalik antud vaidluses või kas see riivab liigselt nii-öelda teise osapoole õigusi. Ja teine mure, mis on nagu samamoodi pildi pool, on see, et kas on tuvastatav, kes seal räägivad. Et tihtipeale ei hakka vestlus, et tere, mina olen Jana, tere Kaia, või kui te saate põhimõttest aru, et seal on päris palju nii-öelda keerukusi selle kasutamisel. Muidugi on olukordi, kus ei olegi võimalik teistmoodi tõendada, et kui me räägime näiteks ebavõrdsest kohtlemisest, siis mõnikord tõesti ei ole seda teistmoodi võimalik tõendada kui helisalvestisega. Ja sellisel juhul võiks see tulla kõne alla. Nii, tunnistajate kaasamine. Et avaldusse tuleb märkida siis tunnistaja nimi, asjaoludes tuleb kirjeldada, et miks on vajalik teda kaasata, mille kohta ta siis ütlusi annab. Ja oluline on see, et tunnistaja saab tõendada vaid seda, mida ta ise on vahetult kogenud, ehk kus ta on ise osaline olnud. Et see ei ole pädev, kui ta ütleb, et vot see kolleeg rääkis mulle seda. Et sellisel juhul võib siin tekkida kahtlus nendes ütlustes. Et pigem on see, kus ta ise saab tunnistada, et jah, ma viibisin seal koosoleku ruumis, seal oli selline vestlus, ma olin seal juures, ma saan seda kinnitada. Ja tunnistajate puhul on jällegi samamoodi nagu ütleks pildiga, et hea oleks, kui seal oleks veel mingisugune tõend, et näiteks oletame, et tegemist on kahju hüvitamise nõudega, sest töötaja on ära rikkunud mingisuguse töövahendi ja siis on tunnistaja juures. No siis sellel on ikka juba palju rohkem kaalu, ütleme niimoodi, või protokoll koosolekult samamoodi. Et kui see on ainuke tunnistaja, ainuke tõend on tunnistaja, siis see ei pruugi läbi minna. Ja samamoodi tasub ka vaadata, et töötajate puhul, et kes on see tunnistaja, et kas tegemist on pereliikmega, kas tegemist on tegelikult isikuga, kes seal ettevõttes siiski töötab, et kui palju kaalu sellel on ja kas on tegelikult vajalik seda tunnistajat kaasata. Ning tunnistajal ei ole kohustust tunnistada, ehk töötaja ise vastutab selle eest, et see tunnistaja sinna tuleks. Ja jõudsime siis puuduste kõrvaldamiseni, millest ma natuke lühidalt juba rääkisin. Ja põhimõtteliselt on kui seal on mingisugused andmed puudu, näiteks teise poole andmed, on jäänud lisamata tõendid, puudub asjaolude kirjeldus, puudub konkreetne nõue või nõue lihtsalt ei ole arusaadav summa või siis arvutuskäik, siis saadetakse puuduse kõrvaldamise määrus ja sellega antakse aega kuni 15 kalendripäeva. Et see on kuni 15, aga see võib olla ka lühem aeg tegelikult. Ja siinkohal on ka see, et kui on näiteks tõend on võõrkeelne, siis võib saata ka puuduse kõrvaldamise määruse ja küsida tõlget dokumendile. Ja siis jõudsime otsuseni. Otsus edastatakse 10 tööpäeva jooksul pärast istungit.
ning töövaidluskomisjoni otsus tehakse häälte enamusega, et seal on 3 liiget, kes siis hääletavad ning viimasena hääletab töövaidluskomisjoni juhataja. Ja töövaidluskomisjoni liikmel ei ole õigust keelduda hääletamisest, et ta peab siiski hääletama ja ta ei saa jääda siinkohal erapooletuks. Ning kui kõikide osapoolte nii-öelda otsused protokollitakse samamoodi. Ja kui töövaidluskomisjon on vastu võtnud otsuse, siis alates otsuse kättesaamisest on 30 kalendripäeva selleks, et töövaidluskomisjoni otsust edasi kaevata. See tähendab, et pöörduda kohtusse. Ja siin ma olen välja toonud siis, milline see protsess üldse võiks välja näha, et alates siis avalduse esitamisest, kui tehakse otsus, kas avaldus võetakse menetlusse või mitte. See on see otsus, et kas kõik vajalik info on olemas, kas saab hakata menetlema või on vaja saata puuduste kõrvaldamise määrus. Ja muidugi, kui saadetakse puuduse kõrvaldamise määrus, siis see protsess jällegi pikeneb. Siit tuleb kuni 15 kalendripäeva juurde. Siis kokku on 45 kalendripäeva, et võtta avaldus menetlusse, et toimuks istung ja edastataks otsus. Ja otsus edastatakse siis 10 tööpäeva jooksul pärast istungit ja nagu just sai öeldud, et otsust on edasi võimalik kaevata 30 kalendripäeva jooksul alates otsuse kättesaamisest, et nii kui saadetakse otsus, küsitakse kinnitust, et see otsus on kätte saadud. Ja kui nüüd töövaidluskomisjoni otsus jõustub, siis sellisel juhul ja oletame, et üks pooltest ei täida vabatahtlikult oma kohustusi, siis tegelikult töövaidluskomisjoni otsus, kui ta on jõustunud, on võrdne kohtuotsusega. Ehk siis sellisel juhul on võimalik taotleda jõustumismärget ja juba pöörduda kohtutäituri poole. Korra ütleks veel, et keskmine aeg, mis me oleme tavaliselt öelnud, et kulub sellele protsessile, on 2 kuud. Ehk siis siin arvestades ka seda, et edasikaebamise aega, seda 30 kalendripäeva. Et hetkel see võib olla pikem, aga üldjuhul tavapäraselt oleme öelnud, et tuleks arvestada kuskil 2 kuuga. Nõudeid siis on võimalik ka täiendada. Ehk see tähendab seda, et me lisame mingit informatsiooni sellele nõudele, mis me oleme juba esitanud. Et me ei esita täiesti uut nõuet. Näiteks on saamata jäänud töötasu nõue, me täpsustame summad, me lisame veel mingit tõendi. See on kõik võimalik. Ja seda saab teha enne istungit ja istungi alguses. Aga siis istungi alguses tuleb arvestada sellega, et teisel poolel on õigus tutvuda nende tõenditega ja õigus taotleda ka siis istungi edasi lükkamist. Et siis jällegi võib see protsess pikeneda, kui seda tehakse istungi alguses. Aga kui nüüd lisatakse täiesti uus nõue, et oletame, meil oli siin saamata jäänud töötasu, nüüd lisandub juurde puhkusehüvitis, siis tuleb tegelikult esitada uus avaldus ja töövaidluskomisjoni juhataja saab need avaldused liita, kui need on võimalik läbi vaadata koos. Ja avaldust on võimalik ka tagasi võtta, et senikaua, kuni ei ole tulnud otsust, et asju võetakse menetlusse, võib avalda iga hetk otsustada, et ma võtan selle tagasi. Et näiteks tuua, kui töötaja esitab jällegi saamata jäänud töötasu nõude ja selgub, et seal 2 päeva pärast äkki tööandja maksab selle ära. Et sisuliselt tal ei ole enam vajadust pöörduda töövaidluskomisjoni, sest mure sai lahendatud. Ja seda ta saab siis teha ilma vastaspoole nõusolekuta. Aga kui nüüd on juba menetlusse võetud, näiteks on toimunud istung, siis on võimalik seda poolte kokkuleppel tagasi võtta. Ehk siis näiteks on olnud istung, on teada, et tuleb otsus ja sellisel juhul, kui toimuvad veel läbirääkimised, pooled jõuavad kokkuleppele, on võimalik see tagasi võtta. Aga siinkohal tuleb see hoolikalt läbi mõelda,
sest kui see avaldus võetakse tagasi, siis sama nõudega enam uuesti töövaidluskomisjoni ei ole võimalik pöörduda. Et küll saab pöörduda siis juba kohtusse. Ja veidi ka sellest, et millal ei saa pöörduda töövaidluskomisjoni, et kui me räägime, et tegu on ikkagi võlaõiguslike lepingutega, mis on mõeldud teenuse osutamiseks nagu käsundusleping, töövõtuleping, siis neid ei lahenda töövaidluskomisjon ja selleks tuleb pöörduda kohtusse. Et siin erand on muidugi see, et kui me räägime, et on sõlmitud näiteks käsundusleping ja me näeme, et sellel on konkreetsed töölepingu tunnused. Töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, tööandja määrab töö tegemise koha, aja, viisi, kontrollib töö tegemist, annab võib-olla vahendid, see kõik viitab töölepingule. Ja sellisel juhul on ikkagi võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni ja nõuda töösuhte tuvastamist ja sellega kaasnevaid kõiki hüvesid. Et siis on ka, kui on välismaine ettevõte, et näitena võib tuua, et on küll Eesti kodanik, aga ta töötab välismaal, talle kohandub selle välismaa õigus, siis antud näite puhul ta peaks pöörduma Norra tööinspektsiooni. Ja maksunõuded, et kui me vaatame neid nõudeid, siis ilmselt märkasite, et need nõuded tuleb esitada brutosummas, ehk siis juba maksudega. Et siin me saame rääkida, et kui on näiteks puhkuse hüvitis saamata. Me räägime konkreetsest tervest nõudest, aga kui nüüd on olukord, et tööandja on näiteks jätnud maksud maksmata, et kõik summad on välja maksnud, aga ainult makse ei ole maksnud, siis maksunõuded jah, töövaidluskomisjon ei lahenda, siis jällegi tuleb pöörduda juba kohtusse. Ja lisaks siis, kui on toimunud tööõnnetus, on tuvastatud kutsehaigus, ja sellega seonduvad näiteks ravikulud või kurvemal juhul, kui on näiteks tööõnnetus lõppenud surmaga, matusekulud, kui tööandja vabatahtlikult ei ole nõus neid hüvitama, tuleb jällegi pöörduda kohtusse selleks. Ja nagu sai näite tuua, et kui ta esitab avalduse ja võtab selle tagasi. Ja nüüd jõudsimegi tegelikult näiteni, et kõige populaarsem nõue siis nagu on saamata jäänud töötasu. Meil on esitatud siis nõue, välja toodud brutosumma, meil on lisatud juurde arvutuskäik. See on siis nii-öelda nõuderida. Ja kuna meil on tegemist rahalise nõudega, siis mis menetlus võiks olla? Kirjalik. Sellisel juhul on kirjalik menetlus, et summa, nagu on näha, jääb siis alla 6400. Siis on asjaolude kirjeldus, et nagu ma selgitasin, tuleb selgitada, miks tegelikult pöördutakse töövaidluskomisjoni, millised kohustused on vastaspool jätnud täitmata, ehk millised õigused on siis tagamata. Ja kõiki neid asjaolusid siis tuleb nii-öelda tõendada konkreetse tõendiga. Et siin saabki näitena tuua, et on sõlmitud tööleping töötaja ja tööandja vahel, see on esitatud lisana viide punktile, millel on palgapäev, millel pidi maksma. 5. märtsil, kui oli palgapäev, ei saanud töötasu. Siis tõendab ära, et mitu tundi ta tegelikult töötas, selleks on töögraafik lisatud ning lisaks jah, on ka arvutuskäik. Ja pangakonto väljavõte, kus siis tuleb filtreerida tööandja järgi kõik maksed, mis tööandja on teinud, ning ka kirjavahetus. Ja seejärel on avaldusele lisatud tõendid, mida kasutati asjaolude kirjelduses. Et niimoodi see sisuliselt peaks välja nägema. Küsida võib? Jah. Aga kui ei ole seda töögraafikut seal töötajana kuskil võtta, see on niisama kokkuleppeline, et sina käid nüüd ja sina käid nüüd ja... Vot siis ongi see, et tegelikult on tööandja kohustus on pidada tööaja arvestust, et tal peab see dokument olema. Ja näiteks ma saangi tuua näite,
et kui töötaja väidab, et on tekkinud ületunnitöö, mida tööandja ei ole välja maksnud, temal näiteks on kirjavahetus, kus nad lepivad, et jah, ma lähen sellel päeval tööle, see on ületunnitöö, ma tahan sellest saada tasu näiteks. Ja hiljem vaidluses tööandja ütleb, et ei, et see ei olnud tegelikult nii, et jah, see kirjavahetus oli, aga hiljem me suuliselt leppisime kokku, et ta ikkagi ei tööta sellel päeval. Ja oletame, avalduses on ka ju dokumendid, mida töötaja saab välja nõuda teiselt poolelt, et näiteks töötaja saab nõuda seda tööajagraafikut tööandjalt. Ja kui nüüd tööandja ei esita seda tööajagraafikut, siis võib see töötaja nõue läbi minna puhtalt kirjavahetuse alusel. Et kui töötaja ise ei soovi tööandjalt seda nõuda, ta võib selle märkida avaldusse, kui see on oluline tema nõude tõestamiseks ja sellisel juhul esitab selle nõude juba töövaidluskomisjon tööandjale. Et aga mida me rõhutame, on see, et kindlasti alati kõik asjad kirjalikult fikseerida. Kui isegi peaks olema praktika, et tõesti seda konkreetset tööajagraafikut ei ole, siis vähemalt see fikseerida kas või kirjavahetuse teel. Et väga raske on tõesti tõendada neid kokkuleppeid, mis on tehtud suuliselt ja need võivadki tõendamata jääda. Aga kui näiteks on töötamine 12 tundi nagu töögraafikus ja töötaja tegelikult ei tea, kui palju tal sellest ajast või nagu on see pausi aeg ja kui palju sellest läheb või kuidas, sest et mõned tööandjad väidavad, et kuskilt seadusest ei tule ju välja peale lõunapausid, et ma peaks mingid lisapausa. See on seoses tegelikult riskianalüüsiga, mida peab tööandja tegema ja seal määratakse paika, vaadatakse töö iseloomu, millised on ohutegurid ja sellest lähtuvalt ka milliseid pause peab tööandja andma. Et selleks peaks tegelikult ettevõttes olema tehtud riskianalüüs. Aga milliseid pause peab andma näiteks millistel tööde puhul näiteks, mis on seadus sätestatud? Et näiteks kuvariga töö, näiteks rutiinne töö, oletame, et kuskil tootmises kogu aeg on üks ja seesama liigutus, siis on vaja anda rohkem pause. Kui on suure pingega töö, kas mingi vaimne töö, raske töö, tõstetakse kogu aeg raskuseid, et kõik need asjad on ohutegurid ja sellest lähtuvalt siis määratakse ka tegelikult neid pause. Kuhu kvalifitseerub lasteaiaõpetaja töö, kui on 12 tundi? Mis mõttes? Ei ole nähtud mingisugust pausi. Mitte mingisugust pausi? 12-tunnine tööpäev. Hommikul õpetaja läheb kella 7-ks, õhtul kella 7-ni. Nii. Aga kuidas on ei ole töögraafikuid, ei ole pause, ei ole mitte midagi. Et seda on? Ja kui juhuslikult tahad minna pausile majast välja, siis pead küsima oma rühma õpetaja abi käest, kas tema on nõus lapsi valvama nii kaua. Et miks ma küsin? See ei ole nagu normaalne selles suhtes. Et sellisel juhul jah, kui tööandja teile tegelikult neid pause ei taga või töötajale, siis on tegemist töö- ja puhkeaja nõude rikkumisega, mis tuleneb siis töölepingu seadusest. Et see peab olema tagatud vähemalt pool tundi minimaalselt. Kui töötaja saab seda kasutada oma äranägemise järgi, siis seda ei pea arvestama tööaja sisse ehk selle eest maksma tasu. Kui nüüd on põhjused tõesti lasteaiakasvataja puhul, et ta ei saa sealt tegelikult lahkuda, et ta peab ikkagi igaks juhuks territooriumil viibima, siis arvestatakse ka tööaja sisse ja makstakse selle eest tasu. Et siis on võimalik tegelikult teha Tööinspektsioonile vihje ja edastada see informatsioon. Ja seda on võimalik siis, seda vihjet on võimalik läbi vaadata järelevalve korras. Et seda võetakse arvesse järelevalve planeerimisel. Et tegelikult me olemegi jõudnud põhimõtteliselt lõpule. Et enne kui me nüüd päris lõpetame, siis tahaks öelda,
et enne kui pöörduda töövaidluskomisjoni, tasub kindlasti vaadata, kas on võimalik äkki ikkagi jõuda kokkuleppele, et ei ole vaja seda vaidlust lahendada töövaidluskomisjonis, et siin saab teha kokkuleppeid, saab kaasata töötajate esindajaid, saab teha ettepanekuid. Et selles mõttes, et pöörduda töövaidluskomisjoni, see võib olla ka nii-öelda emotsionaalselt raske mõnikord, võib-olla ajakulukas, teinekord võib kuluda raha sinna, et kui kindlasti on vaja esindajat leida või saada abiavalduse täitmisel või muud õigusabiteenust ja lihtsalt hinnata, kas see nõue tegelikult, kas see reaalselt on tõendatav, kas teil on tegelikult need tõendid olemas, et nagu seda kaaluda läbi põhjalikult. Ja aegumistähtaega. Sest näiteks kui oletame töötaja, veel mainin viimast asja, et kui töötaja esitab nõude, siis tegelikult tööandja peaks vaatama siinkohal, kas see nõue on veel kehtiv, kas ta tegelikult saab seda veel nõuda. Ja kui see aeg on möödunud, nõue on aegunud, siis nõuda ka nõude aegumise kohaldamist. Ja kui see jääb tegemata, siis on võimalik see välja mõista aegunud tähtajaga. Et seda peab jällegi taotlema, seda ei saa töövaidluskomisjon öelda, et vaadake, et nõue on ju aegunud tegelikult. Ja see olekski kõik.